Jah, tere ka minu poolt, et siis Ergo küll mainis, et RIT tegutseb nii-öelda laiemalt kui riigipilv ja siis võib-olla niisugune väike visualisatsioon, et kus kohas siis selles suures tulevikuplaanis võiks erinevad nii-öelda klotsid asetseda, et täna meil on siis, nagu mainitud, märtsikuust riigipilv 1.0 meie käes. RIK-ist üle tulnud alustaristu on siis nii-öelda koos meeskonnaga alates 7. märtsist ja siis nii-öelda tulevikus siis järjest asutused, mis konsolideeruvad, siis nende taristud tulevad ka RIT-i. Ja kogu see plaan on nagu selline, et kõik need majutused saaks olema siis RIT-i serveri alustaristu teenuses, mida me siis oleme siin nagu hellitavalt nimetanud riigipilv 2.0-ks, sellepärast et ka see nii-öelda kasutajaportaaliga tellitavate nii-öelda teenuste lahendus on üks osa sellest. Et me siis nagu käsitleks tulevikus kõike seda koos, justkui peaaegu sünonüümina, ütleme majutuse vaates. Et miks üldse riigipilv? Jällegi sellised nii-öelda rohujuure tasemele tagasi küsimused, mis tegelikult käsitleti ilmselt ka juba 5 aastat tagasi, kui riigipilv loodi, aga siiski, et riigi IT-ressursse saaks kasutada efektiivsemalt ja suudetaks nii-öelda asju hallata. Et suurte majade puhul see võib-olla ei tundu nii väga nagu oluline teema, et meil ju on kõik väga efektiivne, kasutame 80-90% virtuaalkeskkondi ja mehed nagu suudavad hallata ka, aga riik on natuke laiem kui need IT-majad. Et tegelikult on see seis üsna kurb, mida väiksemaks asutused lähevad. Et sellega seoses. Siis jah, majutamine muidugi, andmed, infosüsteemid ja tegelikult laiemalt võttes teenused. Tellija jaoks võiks olla kuluefektiivsus läbipaistvam ja paindlikum. Siinkohal pean tegelikult silmas seda, et igasugu projekti rahastuste ja asjadega ostetud nii-öelda keskkonnad, et need ei ole nagu selles mõttes jätkusuutlikud, et ostetakse üks kord ära, hiljem nagu nii-öelda mudeli mõttes rahastust ei ole ja siis kõik asjad jäävad nagu vanaks. Et vähemalt majutuse vaates tegelikult selline OPEX mudel on läbipaistvam. Digitaalse järjepidevuse tagamine jällegi, et nii-öelda kõik asjad saaks majutatud konkreetsetele standarditele vastavalt. Just. Andmekeskuste kasutuse optimeerimine, et hüppan nüüd siit kohalt siis nagu tehnilisemaks, et millised on need nii-öelda mõtte või valukohad, mis nagu täna pildis on. Asutustel on palju nii-öelda serveriruume või sideruume, mis siis tegelikult peaks saama nii-öelda hetkel kiirkorras lahendatud riigipilv 2.0 vaates siis sellise põhimõttega, et kolm põhiandmekeskust oleks põhiline, vähemalt üks nendest riigi hallatavas hoones, et oleks tagatud see, et igal võimalikul juhul oleks riigil sinna ligipääs. Üks andmekeskus võiks olla varundamiseks veidi kaugemal nii-öelda põhiandmekeskustest ja siis andmesaatkond, mis on tegelikult täna olemas, aga selle siis kasutuse laiendamine. Et seal teatud tegevused juba käivad, ehk siis seda varundust on võimalik nüüd veel laiendada ja ühtlasi tekib ka võtmehaldusvõimekus sinna, aga tulevikus võiks ka olla teenuste õlad sealt võimalik osutada. Ja siis kaugemas vaates oleks siis mõte selline, et luua siis selline veel laiem jätkusuutlikum pilt, kus siis kõik andmekeskused vastaks mingisugustele väga nii-öelda üldtunnustatud andmekeskuse standarditele ja vajadusel lisada sinna ka mobiilseid andmekeskuseid ja võimalus ka pakkuda teenuseid riigipilve väliselt. Siinkohal siis nii andmesaatkonnast kui ka tegelikult, miks mitte, kui nii-öelda seadusandlus võimaldab siis ka avalikest pilvedest. Siin on jah natuke sõlme läinud, aga siin on toodud nii-öelda teenuste kihid, mida siis nii-öelda serveri alustaristu osutab. Siin on siis alates nii-öelda bare metalist läbi jaasi, baasi kuni siis saasini välja, ehk siis kõik kihid on kaetud, mis nii-öelda nagu kõiki võimalikke alusplatvormi teenuseid võiks hõlmata. Et mul näiteks on siia toodud ka kohe üks arvuti töökoha teenuste plokk, millega ma natuke selgitan seda, kuna arvuti töökoht on üks väga suur nii-öelda baas ja saas kihi teenuseid komplekt.
siis sealt need tulevad. Ja siin on igal pool mainitud huvitavat DevOpsi ja igasuguseid konfi elemente, et jah, mõte on selles, et kõik haldus hakkab toimuma koodipõhiselt ja kõik see on versioneeritud, auditeeritav ja nii edasi. Et mõni slaid on veel selle kohta ka. Aga jah, et siis suurim tükk arvuti töökohateenused, siit on nüüd väike osa vist kuidagi nurga taga, aga jah, ühesõnaga komplekt arvuti töökohateenuseid, selle visioon on liikunud juba IT-majadesse ka arvamuste kogumiseks. Paljud on arvamust avaldanud, kindlasti tuleb ka selle põhjal muudatusi, selgitusi, et see visioon, millega me nii-öelda liikuma hakkame tehnilises vaates, saaks kõigile nii-öelda arusaadavaks, mõistlikuks ja miks mitte, kui tuleb häid ettepanekuid, siis need ka sisse viidud. Mis puudutab nüüd andmeturbemudelit arvuti töökohateenuste vaates, siis siinkohal on siis jah jagatud nii-öelda eraldi kihtideks kogu teenuste portfell. Neid saab pakkuda siis sõltuvalt asutuse turvapoliitikast ja töödeldavatest andmetest. Ühel pool siis kõik täielikult eraldatud a la riigisaladuse keskkonnad, teisel pool siis täielik pilveteenus, ehk et kõik on justkui selle arvestusega, et tohib neid pilves mõjutada. Ja kõik need haldused siis on administratiivtasemete kaupa lahku löödud ja administratiivvaade on ka siia toodud selline hästi üldine, mis siis eraldab alustaristu haldust, nii-öelda teenuste haldust ja siis ka lõppkasutajate haldust täielikult. Et siin nagu need olulisemad põhimõtted on sellised, et ligipääsud haldusele on ainult nendel inimestel, nendel aegadel, milleks neid vaja on. Igas tasemes on oma töövahendid, neid hallatakse eraldatud keskkondadest ja lähtutakse sellest, et haldusvahendid on turvalised. Ehk et kui hallatakse mingisugust taset, siis see masin peab olema ainult kõige kõrgemal tasemel nii-öelda turvatud. Ehk et arvutist, kus administraator käib internetis, haldustoiminguid ei tehta. Ja hästi palju tegevusi sooviks automatiseerida. Inimvea vähendamiseks, asjade kiiremaks juhtumiseks ja ka auditeerimiseks on see ainumõistlik lahendus. Et selles osas meie nii-öelda värskelt tekkinud DevOps tiim toimetab, et need nii-öelda haldusvahendid ja protseduurid saaks paika. Ja tegevusplaan kiiresti, et hetkeolukord, mis üle tuli riigipilve vaates. Riigipilve 1.1 oleva olukorra stabiliseerimine, ehk siis tekitasime meeskonna, hankisime seadmeid, mis on siis kas tugiteenuse alt väljunud või kohe väljumas ja üritame saada selle olukorra selliseks, et seda olemasolevat saab stabiilselt nii-öelda käitada. Nüüd järgmine aasta, esimene poolaasta, siis plaan uued software defined network ja HCI lahendused ära hankida, üles panna ja saab selle pealt hakata juba automatiseeritud teenuseid pakkuma ja siis 2.1 ehk siis see on ajakava mõttes siis teine poolaasta, järgmine aasta sooviks siis, et sealt pealt saaks automatiseeritud viisil juba tarnida teenuseid. Ja siis samm edasi tulevik, et kui seadusandlus toetama hakkab, siis kasutada võimalikult ka avalikke pilveteenuseid, nii laiendamaks olemasolevat infrat, kui siis vahendada ka pilvest pakutavaid teenuseid. Aga aeg tegelikult on siin punases juba, et küsimused. Jaa, mul tunne, et päeva just võib koju minna, et kõik püsivad ilusti ajas. Aga kas on saalis kellelgi küsimusi? Nii palju infoks, et tehnilises osas tuleb veel Kristjan pärast rääkima, et kui on nagu tehnilised küsimused, siis suunaks hea meelega sinna, aga... Mul ei ole tehniline küsimus, mul on ilus küsimus sellele siis seadusandlusele. Millal saab? Thanks. Ma ei ole head numbrit öelda. Saab. Millal saab, ma ei julge öelda, sest siis sa ütled, et miks ei saanud. Kooskõlastusringidel asjad käivad, aga sõltub, mis tagasiside tuleb. Ma luban, et järgmine kord ütlen, et millal sai. Äkki see on pool vastust. Ma täna ei julge öelda, et me kõik kiired seadusandlusega nii kiiresti liigume. Aga meil on veel üks küsimus. Vahepeal infoks ütlen, et meil see online inimeste arv kogu aeg tõuseb, et lehvitan ka sinna, et juba on 77 inimest meil seal. Aga palun. Ja sama seadusandluse küsimus, et kas avaliku pilve all mõtlete ainult riigipilve või siis päriselt avaliku, et
avalikku pilve, et seda nagu teemat ei lahutata sealt lahti seadusandluse poolelt. Meie MKM-is tegeleme tõsiselt sellega, et kuidas rohkem avalikke pilve saaks kasutada riigis. Igaks juhuks vahemärkus, et riigipilv ei ole avalik pilv, riigipilv on nii-öelda riigi privaatpilv. Jah. Et proovime mõlemad paremini reguleerida ja sõnastada seadusandluse mõttes, et nii riigipilve kui seda avalikku pilve. Et jah, ma hetkel ei näe ka online'is ühtegi küsimust ja me juba sõidame Andri ajale sisse, et Andri, palun, et ma juhatan kõigepealt Aarnel üks aplaus ka. Palun.